ja mul on väga-väga hea meel, et põhikoolide turniir on toonud Järvamaa kõige paremad põhikoolide võistkonnad Koeru kultuurimajja. Aitäh teile! Ja ma annan nüüd edastagi sõnajärje siis Rannile ja Marekule ja nemad räägivad siis, mis täna toimuma hakkab. Ma usun, et meil saab olema põnev järgmised paar tundi, siis käime vahepeal söömas ja siis tuleme tagasi ja saame teada, millised on siis selle aasta turniiri tulemused ja kes korraldab järgmise põhikoolide turniiri. Tere tulemast! Tere tulemast Koeru kultuurimajja. Käesolev aasta on kultuuripärandi aasta. Ja tänavu toimuval põhikoolide turniiril ongi põhiteemaks kultuurpärand. Tänasest üritusest võtavad osa 6 fantastilist Järvamaa kooli. Imavere põhikool. Imavere lepitage meile, siis me teame kõige ees. Väänsa põhikool. Roosnaliku põhikool. Koeru keskkool. Paide ühisgümnaasium. Ja Paide gümnaasium. Nende tegevust jälgib ja hindab 3 võluvat kaunitari. Järvamaa maavalitsuse noorsootöö spetsialist Kersti Viilup. Milline kultuurpärandi aasta ettevõtmine on teie jaoks, Kersti, meeldejääv? Ma arvan, et kõige lahedam üritus oli laulu ja tantsupidu, kus ma ise sain tantsi. Koeru vallavanem ja Kesk-Eesti noorsootöö keskuse juhatuse esimees Triin Pohol. Milline kultuurpärandi aasta ettevõtmine on teie jaoks, Triin, olnud meeldejääv? No kõik need Koeru valla sündmused on olnud väga-väga kihvtid, aga ma arvan, et kui Kerstile meeldis laulu ja tantsupidu, siis minule kõige meeldejäävam on olnud laulu ja tantsupeo tule tervitamine. Järvamaa maavalitsuse kultuurispetsialist ja Järvamaa kultuuripärandi aasta töögrupi juht Külliki Jaasam. Milline kultuurpärandi aasta ettevõtmine on teie jaoks, Külliki, olnud meeldejääv? No mina tahaks esile tõsta siin ikkagi väikeseid valdasid, kes on ka hästi oluliselt panustanud selle aasta läbiviimisesse ja Koeru on olnud siinjuures väga tubli, väga mitmeid üritusi läbi viinud, aga minule väga sügava mulje jättis Koigi kultuuripärandi aasta tähistamine ja selle ürituse pealkiri oli Kodus loodud pärimus, kas vaikib parakamber. Et see oli üks mõtlemise koht ka tänasel päeval. Aitäh! Täna on plaanis siis erinevad ülesanded. Esiteks siis mälumäng. Järgnevalt tuleb üllatusülesanne ja looülesanne. Kolmandaks fantaasiaülesanne ja legendi. Selle ajal lahendatakse ka ristsõnu. Aga mis siis muud, kui alustame mälumänguga? Aeg on läbi, siis toob keegi võistkonnast vastus ära, Jüri laua peale. No, tükud on valmis ise küsimuste vastused kokku võrjama, ei tea. Oled valmis, esimene küsimus. Millised oli Järvamaa kihelkonnad aastal 1844? Kokku oli neid 8. Iga kihelkonnad on siis ühe punkti.
Aille, Anna ja Triin. Põhikoolide turniir, mis on pühendatud kultuuripärandi aastale, on poole peale jõudnud. Kuidas seni on läinud? Väga hästi on läinud ja tegelikult tundub, et see oli päris hea mõte just kultuurpärandi aastal Järvamaa põhikoolide turniir teha ka kultuurpärandi aastale pühendatult, et just on mälumäng lõppenud ja hetkel siis lahendatakse üllatusülesannet, milleks on siis ühe rahvaliku tantsu ehk siis täpsemalt kirbu raputamine Karksi-Nuiast, tantsu kirjeldusega tutvumine ja igast koolist siis poiss ja tüdruk peavad siis õppima tantsu kiirelt selgeks ja pärast ülesande sooritamist, see on see esimene osa ülesandest, saame me siis saalis kokku ja moodustubki 6 Järvamaa koolist väike selline rahvatantsurühm ja esinevad siis meile publikule. Ja samal ajal ülejäänud võistkonna liikmed lahendavad sellist rahvakalendri tähtpäevaga seotud ülesannet, täpsemalt siis meisterdavad Tahma Toomast ja seekord siis Õhtulehest ja Takunöörist. Ülesandeks oli siis valmistada Tahma Toomas ja kõik võistkonnad said selle kindlasti hakkama ja siis ma kutsuksin järjest kõik võistkondade esindajad siis natuke tutvustama enda Tahma Toomast. On 2 Tahma Toomast. Ühte kutsutakse Toomiks ja siis nad läksid vahest natuke kaklema ka. Üks sai natuke kannatada, aga muidu nad on toredad selid. Et teatavasti viidi Toomapäeval Tahma Toomas nende ukse taha, kes olid hooletud ja nendest tuli vabaneda. Tänapäeval tehakse neid paberist, et ärge viige neid ära, siis te saate järgmine aasta oma vanapaberi normi täis. See on tarts ja polegi midagi ütelda. Paar lipsu ja Postimees ja polegi rohkem ütelda midagi. Meie Tahma Toomas on tehtud hästi suure armastuse ja hoolega. Ta on hästi tugev, seda näha sellest, et ta käed on palju paksamad kui ta jalad. Ja ta on hästi tark, seda näha sellest, et tal on väga suur pea. Kas keegi teab, millal Toomapäev on? Aitäh!
tubli. Vaatame siis ära Väätsa kooli videolegendi. Ora sotto luna, come la vede cave di aiuto. Papà l'americano. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come la vede in cave di aiuto. Papà l'americano. Meie kohtunikud olid lahkelt nõus näitama ette, mis nüüd toimuma hakkab. Väike muudatus, 5 vanasõna ühel võistkonnal seletada oma võistkonna kaaslastele ja teeme teiega ühe proovi, kas te leppisite kokku, kes kellele seletama hakkab. Triin hakkab seletama Kerstile ja Küllikesele. Nii, paneme natuke muusika vaiksemaks. Nagu päris, eks ju, Triin tõmbab loomusi ja siis saab teada vanasõna, võib-olla ta pole kuulnudki seda, aga võib-olla paistab läbi hirmsasti. Nii. Ja siis tegelikult päriselus on nii, et tõmbad loosi ära, siis tüdrukud võtavad ära vanasõna ja viivad žüriile ja näitavad, mis see on, eks ju. Muidu sellest žürii muidu ei pruugi üldse aru saadagi. Nii, ja Triin hakkab seletama. Nii, mis need on? Silmad. Ja siis metsas kasvavad puud, kui need maha raiutakse, siis nad on nii. Aga mina ei näe. Nii. Teiste silmas teiste silmas pindu näeb. Täpselt nii, no näete, kui kähkus on ees. Kuskil otsas on. Ja, nii, ja kui sa seda viskad, siis maha. Ja see vanasõna. Ja. Nii, paneks selle kokku. Ja mida nad teinud? Hundid sõid. Ja. Öötla külast keegi Jüri nimeline mees käinud Palumõisas ehitustööl. Jaanilaupäeva õhtul metsast läbi minnes jäänud ta istuma väiksele mäekünkale, mida rahvasuus Härjamäeks kutsutud. Ta hakanud piipu toppima ning näinud ta vähe maad eemal mäejalal tuleaset. Ta läinud tule äärde, võtnud ühe söe ja pannud selle piigule. See muutunud silmapilk kuldrahaks. Samuti näinud ta äkki teisel pool tuld suurt musta härga, võtnud siis omale säält kamaluga süsi ja tõusnud üles, samas tõusnud ka härguses. Mingi hääl nagu oleks sosistanud mehele kõrva, et ära tegasi. Ta teinudki nõnda, kuid jõudes juba koju. Vaatas ta lävelpoolt tagasi ja jäänud silmapilk pimedaks. Hiljem läinud ta ammuta külasse ning ostnud saadud raha eest endale talu, kus tema järeltulijad praegugi veel elavad. Hästi sõitis mina võisnin 2 ilusa
soo oli olnud pehme. Hopused vajusid õllaga sisse, nii et neid ei olnud enam võimalik päästa. Ei, kuidas ma neid päästa saan? Tundub, et ei saagi vist. Tollest ajast saadik on pärit nimi Ruunasoo. Minu ema Madli Vattan sündis 1849. aastal. Teenis oma noorpõlves Viisu mõisas toetüdrukuna, kui säänne mõisaherr nime Julie Tiigi ei mäletanud, äkki ära suri. Sel ajal, kui herr alles matmata ja omas puusärgis puhkas, seisid ühel päeval mõisa teenispere mõisa tagatrepil ja vestlesid päeva sündmustest. Äkki ütles keegi, herr tuleb. Kõik vaadanud selles suunas, kuhu hüüdja näitas ja kõik trepi eel seisjad nägid selgesti, kui herr, kes puusärgis puhkas, lähenenud oma hallis ülikonnas nende tagatrepil. Läinud trepi eest läbi, pööranud ümber maja nurga ning keeranud aeda, kuhu leht majasse kadunud, kuid herr ise oli surnud, ta keha puhkas puusärgis. Herra tuleb! Läinud metsajahile ja eksinud ära. Öö on nüüd juba kätte jõudmas, kui väljapääsu metsast pole leitud. Viimaks hakanud koerad haukuma ja nende juurde minnes näinud mõisnikud suurt kirikut. Kohe pandi talle nimeks Koerakirik, mis nimi kirikul ja ümbrusel enne oli. Seda ei tea ega ole kuuldud. Pika peale rahvas keeras Koerakiriku nime ümber Koeruks. Kui mõnisada aastat mööda läheb, siis ei tea, mis nimi tal siis on ehk kass. Lähme jahile, mu sõber! Tulge koerad, ma tunnen juba võdale. Põder, see on ju see minu sõber! Koerad on kadunud. Või koerad. Mille suurepärane kirik. Seal on lausa vapustav kirik. Paneme selle nimeks Koerakirik. Plaksite kõik mulle. Aga mina ütlen, see ei ole Koerakirik. See on Koerukirik. Suurepärane.
nüüd olge kuss ja kuulake, mis rääkida mul teitele. Üht lugu tahan pajata, mis tõesti võib ju olla ka, et täpselt nagu selles loos, mis ilmneb meie jutuhoos, üks paigakene nime sai. See paik ei ole suur ja lai ja Imavere nimelist, nii päikselist ja imelist me tänapäeval teamegi. Ja alguse sai lugu nii. Kord elanud ühel kaugel maal üks rüütel, auväärt Villibald. Truu ausa teenistusega ta silma paistis kuningal. See tänutäheks kinkis tal maatüki kaugel Eestimaal, kuid häda, ja õnnetust. Veel enne Eesti sõitu just ta langes ühes lahingus ja lamas vaikselt, olles kuss. Kui mõni aasta mööda läks, siis kohapäris tütarlaps, kes oli Villibaldile ta oma kallis tütreke. Ta reisis läbi pika tee ja mis pettumus siis see, ei puid, ei põõsaid, lilligi. Ta omaette mõtles nii, see nõnda jääda küll ei saa. Peab üles kaevatama maa. Ma talumehed kokku toon ning siia lilleaia loon ja lossi lasen teha ka, mis paistaks üle terve maa. Nii saatiski kaskjalada, et mehed kokku kutsuda. Kuid nood ei olnud seda meelt, et kohe ette võtta teed ja lossi minna rajama või lillekesi külvama. Vaid siis, kui sõna saabus karm, et siin ei aita hirm, ei arm, kes appi tuleb kiiruga, kuldrubla 10 palgaks saab. Töö läkski lahti kiiresti ja labidad vaid välkusid. Kus enne oli heinamaa, nüüd porimüldast paistis seal, kuid möödus talv ja kevade, maa tasapisi tahenes ja kätte jõudis häda uus, põud, kõrveta ja ääretu. Ei olnud süüa midagi, näib kõiki näppis üdini, jäid kuivaks kõik need allikad, mis enne rõõmsalt kulavad. Siis Roosalinda mõtles nii, me saame sellest murest priiks ja koha välja valista ja käskis kaevu kaevata. Kuid nad ei teadnud. Täpselt seal on 1000 aastat olnud maa all üks tige näljane vampiir ja nõnda juhtuski see nii. Vampiir varisu vabaks sai ja lähimasse kaela lõi ta hambad. Talumehed nii said kuivaks üsna kiiresti. Kõht oli täis, kuid tahtis veel ja Preili veret ta lihkas meel. Ei jõudnud seda teostada ja Preili kaela reostada, sest enne seda lõhki läks. Kuid ühes teises laulus põis. Ei teadnud tema vaene mees, et veri kange eestlastes ja seda tuleb segada soovitavalt veega. Ent polnud saada tilka vett, no oli põud ju sellest, et postuumselt vampiir targaks sai, kus lamas seal nii pikk kui lai. Ent abi polnud sellest tal ja oma surma mulla all veel 1000 aastat veeta sai, kuid ise teadmata ta lõi ta nime selle paigale ja nimeks sai Imavere. Väätsa kehvus ja uhkus. Kui kohtad sügisel Väätsa meest uhka hobusega, küsid. Kust sa siis tuled? Väätsalt. Kui näed kevadel Väätsa meest ja küsid. Kust sa siis oled? Vastab Lahja setuka omanik. Väätsalt. Eks sa näe loomas. Ammoo!